Tere õhtust, kell on taas saanud 7 ning teadmiste tee eetris. Minu nimi Kristjan Jung ja minu vastas siin tänase õhtustaar Ingvar Villida. Tere Ingvar! Tervist! Täna räägime sinuga veest, täpsemalt pühast veest. Tundub, et vesi on meie elus nii tavalisel kohal, et kuivõrd me üldse mõtleme sellest kui millestki pühast. Ma arvan, et me hakkame mõtlema sellest, kui väga olulisest siis, kui meil vett ei ole. Seni, kuni seda, nagu öeldakse, jalaga segada, siis üldiselt keegi väga palju mõtleb selle peale. No Eestis on sellega vist päris hästi ja tundub, et tulevikus ka nii palju, kui mina tean, et... Seda jah, ma olen ka kuulnud niimoodi, aga samas ma arvan, et Eesti ei ole kuidagi omaette selline nagu kauss, kuhu vesi koguneb. Et vesi ikkagi voolab ka Eestimaalt välja ikkagi. Midagi teha. No kui palju sina mõtled või teadvustad seda, millist vett sa tarbid või millises vees sa käid? Ma ikka vahest teadvustan ka, et kas vesi on kvaliteetne või mitte. No, seda saab teha ju lõhna järgi, maitse järgi, värvuse järgi, kindlaks, kuidas vesi paistab. Kas ta on selline puhas või ei ole, kas ta on selline allikavesi näiteks või ta on jõest võetud või kraanist või on ta siis klooritatud ja nii edasi, et noh, pudelivett on nii palju poes, et noh, valikud on tohutult palju tegelikult, et tunned sa vahet ka, kui tõesti mingisugune väga halb vesi maitse poolest, aga muidu võiks öelda, et vesi on vesi, mis seal vahet on, mida ma joon. Et kui ma tahan vahet teha, siis ma teen vahet nagu võib-olla kahel erineval viisil. Et üks viis on see, et kui ma lihtsalt vaatan vett tavaliste füüsikaliste parameetrite järgi, maitse järgi, selle lõhna järgi ja siis see on see, mille kõik oskavad teha, ma kujutan ette, aga vahest on sellist teist vaadet kasutada, et sellist, kus või mille kaudu paistab siis välja see, mis seal veest, siis see nii-öelda peenel tasandil on või sellisel, kuidas ma ütlen siis nagu, vaimsel võib-olla on selline arusaadav sõna, aga võib-olla pigem energeetilisel tasemel. Jah, vahest vaatan küll, jah. Ja seal on vahe sees? Ja on küll, jah. Väga suur vahe on sees. Näiteks, poevesi on lihtsalt H2O. Et seal ei ole midagi sellist, mida näiteks allikaveest leiab, kus tuleb see maa sees, kus ütleb erinevate liikumiste vibratsioonid, nagu öeldakse, või vesi põrkub ju ühele pool, teisele poole, puutub vastu erinevaid mineraale, kivimeid ja seal on, ma ütleks, võib-olla see vees olev energia või energialisus või energeetilisus on teistsugune kui pudeli veel poes. Teistsugune või parem? Parem ikka, parem jah. Ta on ikkagi nagu laetud, et pigem jah, see sõna hea, laetud on hea. Jah, et kas ta on nagu siis laetud või ta nagu ilma teatud laenguta. See on selline parameeter, mille mõõta väga ei saa, eks ole. Aga teadvustada saab väga hästi. Sa oled ka öelnud, et kõige parem energiasalvestaja on vesi. Ja sellega mõeldi? Ma teaks, et see on energiasalvestaja, aga mälusalvestaja küll. Vähemalt on tehtud katseid, kus teaduslikult on tehtud katseid, kus on uuritud vee mälu. Ja kui mind mälu ei peta, siis kõik see, mida vesi puudutab, jääb talle mällu. Nii et põhimõtteliselt kogu veel peaks olema kogu meie ajalugu meeles, kogu maakeral toimunu või toimunud sündmuste mälu meeles, et selles mõttes on vesi muidu väga huvitav, et kui teda uurida ja kui saada sellele mälule ligi veel. Kas see on lihtsalt inimese jaoks selline tore lugu, mida rääkida või on seal mingi praktiline väärtus ka? Ma mäletan, käisin Islandil turismireisil, seal ka pakuti, eks ole, seal kuskil liustiku ääres. See oli viski või õlu, mille ta ei tehtud, et see vesi on 10 000 aastat vana või see jääkuubik on 10 000 aastat vana, eks ole, aga ta maitseb ju ikka nagu vesi ja jää. Jah, kindlasti on ta maitset samasugune.
aga kui puhas vesi, eks ole, et aga kui me vaatame nagu seda sügavamat poolt, siis ma ei tea, kas 10 000 aastaid jääna seisnud vesi on samasugune nagu pudelivesi näiteks, seal vist on mingid erinevused. Mikroplasti võiks vähem olla sees, jah? Tead, seal võib-olla isegi ei ole niivõrd mikroplasti teema, vaid töötlemise teema. Et töötlemise teema on see peamine, ma usun, et kui ta käib tehasest läbi, siis ei ole päris see minu meelest. See on nüüd tavaline vesi ja siis räägitakse, eks ole, pühast veest. Mis selle vee siis pühaks teeb? Või mis mõne vee pühaks teeb ja teise lihtsalt tavaliseks? No püha vesi, võtame või kiriku näiteks, kus siis kasutatakse pühitsetud vett selleks, et läbi teha mingisugust rituaale. Seal, ma tea, puhastada neid, kes tulevad sinna armulauale näiteks või siis piserdada seda, ütleme, ruumis ringi näiteks, et ajada välja mingisugused negatiivsed jõud sealt ja nii edasi. Ja võib-olla küsimus on selles, et kuidas seda kiriku seda püha vett teevad. Ja teatavasti see püha vesi on enamasti kuidagi hõbedaga seoses, kuidagi seotud nagu hõbeda nõuga näiteks, hoitakse seal teda. Aga ma ei tea, kas see on nagu peamine faktor. Võib-olla peamine faktor on ikkagi see, et kirikus või ka teistes pühakodades ikkagi kasutatakse palveid, aga pöördumist. Ja pöördutakse siis nende palvete kaudu siis nii-öelda nähtamatu maailma poole. Et sealt saada siis toetust ja õnnistust ja heaolu ja kõik, mida inimesed paluvad, eks ole. Ja tõenäoliselt siis see, kuidas ma siis ütlen, et see vastukaja, mis sealt tuleb, et see on see, mis tegelikult taeb selle vee. Sellise nagu nii-öelda energiseerib selle vee siis vastavalt ära. Ja minu meelest on vee sisse aegade jooksul ikka loetud erinevaid palveid ja mantraid ja samuti ka ära sõnatud ja nii-öelda halba sinna sisse nagu öeldud, eks ole. Ja see kõik tegelikult kajastub vee kvaliteedis, sest Jaapanis oli minu meelest ju päris korralik selline katsetuste seeria, mille kohta on ilmunud ka väga palju materjali, kus siis vesi reageerib sõnale väga võimsalt. Sõnadele, mida siis öeldakse. Ja see siis paljastus läbi selle sõnatud vee külmutamise protsessi. Ehk need veekristallid, mis tekkisid, olid ka siis korrapärased või olid siis vigased. Aga veekristall iseenesest ehk jää ju tegelikult järgib mingisugust juba vees olevat struktuuri, mis see vesi siis sisaldab vedelas olekus. Nii et see mõju on tegelikult isegi mõõdetav ja jälgitav. Nii et see mõju raudselt on olemas. Kas selline pühitsemise võime, see on miski, mida ainult siis preestrid, kirikuõpetajad, pühamehed saavad teha või saab iga inimene seda kuidagi oma veega teha? Ma arvan, et seda saab teha iga inimene, kui ta on siiras ja kui ta ma arvan, et siirus on peamine vist siin, mis nagu loeb. Isegi mitte usk, vaid ja mitte lihtsalt mõte, et ma teen seda, vaid siirus. See, et ma luban endale, et see vesi, mis on siis minu ees, millega ma siis nagu tegelen või teen, et ma usun, et ta või võtan omaks, et ta on võimeline minu sõnu või palveid, minu suhtumist nagu salvestama, nagu võtma selle omaks. Ja siis on see minu meelest täitsa tehtav. Vahel pakutakse ka mingeid abivahendeid, mingeid erikujulisi pudeleid või mingeid mustreid ega tassialuseid. Kas sellistest asjadest on ka tolku või pigem mitte? Ma arvan, et ikka mingil määral on, sest kui vaadata seda, et seda vee omadust täitab kõik mällu, mida ta puudutab, siis tõenäoliselt mingisugused sellised asjad võtab ikkagi üle, eks need on siis kujud või mustrid või vormid. Aga
kuidas täpselt timmida mingisugust, noh, ma ei tea, geomeetriat näiteks või mingisugust vormi, et anda edasi täpselt veel need omadused, seda ma päris täpselt ei tea, et kuidas seda võiks teha. Sest võt vesi nagu, ta on ikkagi ju, ütleme, molekulaarne, eks ole, noh, koosneb molekulidest, eks ole, et kuidas see molekulide hulk võtab vastu siis mingisuguseid ütleme, informatiivseid osi, mida talle siis sisse antakse, et kas ta nüüd kuidas ta nüüd ära jaotab, ütleme, kas jääb iga molekuli sisse või molekulide grupi sisse või kas see vesi siis nähtuna, pealt vaadatuna on nagu ikka vesi, aga seal sees on siis nähtamatu, noh, ma ei tea, näiteks üle 8 nurk, eks ole, mingi geomeetria, mis on siin alla pandud või veel ja neljalt, et kuidas see nagu on, et seda tõesti nagu praegu ei oska öelda ja vaevad, et keegi seda ka võib-olla uurinud niimoodi on, võib-olla, ma ei tea, võib-olla on. Aga mällu jääb tal kindlasti jah, aga millisel tasemel, see on juba küsimus, teine küsimus. Ja samas, noh, vesi teatavasti koosneb ju hapnikust ja vesinikust, eks ole, et kuidas need aatomid reageerivad informatsioonile, on tõenäoliselt siis see peamine põhjus, miks veega on võimalik siis sellisel viisil manipuleerida, et teda saab laadida siis mingisugusel viisil informatsiooniga ja ka energiaga ergastada mingil viisil. Jah, nii et see omadus läheb nagu sügavamale sisse sinna kuskile. Noh, samas me teame, et aatomid, kes seal siis nii väga on, eks ole, et kes võtab vastu ja ütleb, et jess, et me nüüd täidame su soovid, eks ole. Seal on midagi sellist, mida me nimetame vaimne pool, et mis on lisaks materiaalsele. Vett peetakse paljudes traditsioonides ka selleks puhtuse ja isegi nagu eluallikaks. Ja no, ütleme, bioloogiliselt ka me teame, et elu on pärit veest, eks ole, alguses olid seal veeloomad ja siis tulid nii-öelda kuivale maale. Kuidas joogas neid asju vaadatakse, kas see peab paika või mitte? Tead, see on Darwini teooria, mis on kõik omaks võetud, eks ole, et mingisugune evolutsioon on kuidagi kuskilt nagu alguse saanud, eks ole, alates väiksest asjast. Võib-olla seal siis, ma ei tea, mingitest primitiivsetest ühenditest ja siis need arenenud ja lõpuks on siis sellest kujunenud kogu elav maailm, eks ole, elav loodus, et võib-olla on see niimoodi olnud. Aga ma teile pealt näinud, et minu jaoks on ta nagu usu tasandil rohkem, et kuidas loodus tekkis. Kuid kui vaadata joogat, siis tead, joogas on olemas väga lihtsalt sellised nagu seaduspärasused, näiteks põhjuse tagajärje seadus, eks ole. Et selleks, et toimuks mingisugune areng, on vaja alati mingisuguseid olukordi, mis annavad põhjusel mingisugusele muutusele. Ja kuidas nende asjadega päris seal alguses oli, on keeruline öelda, kuid samas joogateadus ütleb, et loodus on kogu aeg olemas olnud ja inimene on kogu aeg olemas olnud ja kogu selle pika evolutsiooni ajal. Ja et ma olen kuskil joogas kohanud seda, et inimene ahvist arenenud, et pigem on juttu olnud erinevatest pikkadest epohhidest, mis lõpevad siis suure katastroofiga ja justkui algab siis eluga uuesti. Aga sealt pole nagu päris selgelt nagu edasi antud seda või ma pole kuulnud, et keegi räägiks sarnaselt Darwiniga või Darwini teooriaga. No aga igal juhul on vesi, eks ole, tähtsal kohal, üks põhielemente ka joogas ju. No vesi on igal pool oluline, eks ole, juba meie elu tegevuse mõttes on ta väga vajalik, sest ilma veeta, me keha ei saa hakkama, sest meie kehas on ju lõviosa ju vett, eks või veel baseeruvaid siis erinevaid lahuseid ja nii edasi, et aga joogas räägitakse küll vee-elemendist kui sellisest maa-elemendi, tuule-elemendi, õhu- ja ruumi-elemendi kõrval, aga seal ei peeta silmas otseselt vett,
vaid pigem kõiki selliseid aineid, mis on voolavad. Ja seda nimetatakse siis, seda klassi nimetatakse siis veeelemendiks. See pigem on printsiip. Ja see printsiip on sarnane ka veel, ehk ka veel on samasugused omadused, sest näiteks mingisugusel hetkel muutub, ütleme, tahke aine voolavaks, näiteks magma, eks ole, voolab, omandab mingisugused vee voolavuse printsiibid, sõltuvalt temperatuurist siis, eks ole, ja nii edasi. Aga muidugi joogas kasutatakse ka erinevaid mantreid selleks, et avaldada mõju sellele veele, mis meie kehas, füüsilises kehas sisaldub. Selleks, et vett ergastada, teada aktiivsemaks. Ehk läbi helide siis aktiveeritakse nii rakkude vahel kui ka rakkude sees olev vedelik, ehk mis baseerub siis veel, eks ole, peamiselt. Ja seda teatud konkreetsetel eesmärkidel. Ja samas on ka olemas selliseid tehnoloogiaid, mis võjutavad näiteks meie janu sellisel viisil, et janu kaob ära, ehk vee puudus justkui ei ole probleem enam, ehk vett juurde ei ole vaja võtta. Et need on sellised tehnoloogiad, mis on kaunis sellised, kuidas ma ütlen, raskesti mõistetavad tänapäeva teadmiste valguses, kuid samas praktiliselt kasutatavad, eriti siis, kui puhast füüsilist vett saada ei ole. Ja nad töötavad. Et mis seaduspärasused seal töötavad, see on selline keerulisem teema natukene. Ja kui võtta pühitsetud vesi näiteks, siis joogas on väga oluline ka pöördumine siis erinevate loodusjõudude poole, kogu selle maailma looja poole või kogu teaduse poole läbi teenimise. Ja kogu seda maailma teadvust kujutatakse ette siis sellise ovaalse kivina tavaliselt. Ja see ovaalne kivi siis esindab endaga läbi enda alguse ja lõputa igavikulisust. Sest ovaalsel kivil pole ühtegi otsa, kus ta algab ja pole ühtegi otsa, kus ta lõpeb. Et ei saa öelda, et siin on nurk ja siin on nurk, vaid ta ongi nagu siuke, nagu lõputu, eks ole, kui sa sõrme peale hakkad otsima. Ja selle kivi peale valatakse vett. Ja kui selle kiviga on tehtud siis joogalikke praktikaid, siis see kivi teatud viisil nagu küllastub sellistest nagu vaimsetest energiatest. Et see tõenäoliselt ei ole mõõdetav tänapäeva aparaatidega, võib-olla on juba nii tundlikud, ma ei oska öelda. Ja see vesi, mis siis pannakse sinna peale, siis jookseb mööda kivi alla, siis ta võtab selle ergastatuse üle. Ja siis seda vett siis jagatakse inimestele nagu pühitsetud vett näiteks. Ja. Mis on vahest väga selliste imetabaste omadustega ravides näiteks ja parandades ja nii edasi. Kas need imeomadused, raviomadused tulevadki siis selliste protseduuride kaudu ja pühitsemise kaudu või kuidagi veel sinna vette? Enamasti jah, tulevad jah. Muidugi need on vanad teadmised, mida rakendatakse selleks, et läbi viia siis mingisuguseid joogalikke rituaale või riituseid või teenimise rituaale. Kuid on ka looduslikult olemas sellised nähtused, mis mõjutavad vett. Näiteks planeetide seis, planeetide konstellatsioon, näiteks oli hiljuti 7 planeeti nagu järjestatud teineteise taha, nagu öeldakse, see on see haruldane selline loodusnähtus.
ja nende planetaarsete joondumiste tulemusena siis tekivad teatud sellised vood kosmoses, energeetilised vood, kas on gravitatsioonilised või on seal veel mingid vood ja puudutades maad, puudutades siis näiteks selliseid pühasid kohti, nagu näiteks Gangese jõe ääres olevaid kohti, kus siis peetakse nii-öelda kumbameela protseduure, siis vesi ergastatakse läbi selliste planetaarsete seisude koha peal niimoodi, et ta muutub teistsuguse mõjuga veeks. Ja see on see põhjus, miks siis käiakse siis kumbameelal näiteks või maha kumbameelal Gangese jões kastmas. Ja tõenäoliselt on seal ka tegemist jõe enda eripäraga, sest tulin siin just mõni päev tagasi sealt maha kumbameelalt ja üks inimene rääkis seal, et Gangese vett on hoitud 100 aastat nõus, nagu spetsiaalselt kinnises nõus, ta ei ole kasvama läinud. No muidu vaata tekivad ikka vetikad ja kõik läheb seal sees kasvama, eks ole. Nii et mingis mõttes on see siis nagu huvitav sellise keemiline koostis selle veel või omadused, mis hoiavad teda puhtana hoolimata kõigest sellest, mis seal sees ujub. Ja. Nii et selliseid huvitavaid fenomene on olemas. Ma ei tea, kas teadlased on uurinud ka seda teemat või mitte, aga see on, mis ma räägin nagu jutude tasandil rohkem, aga igal juhul iseenesest põnev fakt. Vesi seisab ja nagu ei rikne üldse. Ja. Nii need kohad ergastatakse siis teatud perioodidel. Seda on täheldatud juba tuhandeid aastaid, sest need protsessid, mida inimesed järgivad, ehk need pühad kumbameelal käimised on hästi pikad, eks ole. Ja teatakse siis, millal siis mingisugune planeetide seis siis ergastab siis selle kohas, käiakse seal nii-öelda suplemas. Ja peamine supluse eesmärk on siis vabaneda nii-öelda pattudest ehk vabaneda siis tehtud tegudest, nende tagajärgedest. Ja oletame, et kui selline idee on olemas ja vesi on ka selle ajal selline olemas ja see töötab ka, siis ongi avastatud selline looduslik mehhanism, mis võimaldab sellist puhastust nagu läbi viia. Peavad ikka päris korralikud patud olema, et selle nimel siit Eestist Indiasse sõita. Tead, ma ütleks niimoodi, et kui vaadata jooga vaatevinklist lähtuvalt, siis võiks öelda niimoodi, et küll öeldakse vaata niimoodi, et patu tulemus on surm. Ma ütleks niimoodi, et patu tulemus on see elu. Ehk kui meil ei oleks pattu, siis jooga järgi me oleksime hoopis vabamad ja kindlasti mitte inimese vormis, vaid sama adis, nagu öeldakse, võib-olla seal jumala kõrval või kuidas öelda, eks ole, nii et patu vähendamine siis selles mõistes tähendab seda, et Gangesesse minnes saad sa lahti teatud pattude hulgast selleks, et lõpuks jõuda siis sellisesse kohta, kus pattu ei ole. Kus pole sellist libastumist kunagi toimunud ega ei saagi toimuda. Eks seda nimetatakse siis vabanemiseks ehk siis mokšaks. Sul need mälestused on ilmselt praegu üsna värsked äsja tulnuna sealt, et on see protseduur või see tseremoonia siis miski selline ka, mida kuidagi edasi anda nendele, kes koha peal ei käinud või kuidas sa seda kirjeldaksid, mis seal siis toimub? No seal on näha väga erinevaid protseduure, mida inimesed teevad. See kord oli nii-öelda maha kumbameela, mis juhtub siis kord 144 aasta jooksul. Ja seal oli sadu miljonit inimesi koha peal, mitte iga päev küll, aga see inimmass oli seal väga-väga suur, see on ikkagi jõhker. Kui kujutad ette, et Eestis on 1,3 miljonit, eks ole, siis seal läheb ühel päev ette 10 miljonit inimest. Teete mingisugused mastaabid, eks ole. Ja need rituaalid, mida seal tehakse, on teistsugused või erinevad teineteisest, sest sõltub, kes sinna läheb ja kui palju keegi teab midagi, mis selle
vees käimisega nagu teha, mis sellega peale hakata. Kindlasti, kui lähevad naagapaabad ehk need paljad tuhaga kaetud tegelased, siis neil on seal igasugused oma sõja need riistad ja kindlasti ka teokarbid, sest teokarp esineb Lakshmit ehk siis seda heaolu energiat ehk nad puhuvad siis seda teokarpi, eks ole, ja tekitavad sellist heli ja samas ka võtavad vett sinna sisse ja valavad seda vett sealt välja uuesti ja justkui nagu siis küllastades nii õhku kui ka vett siis nii-öelda Fortuna, kes Lakshmi on, tema teine nimi on Fortuna, ehk siis nagu õnneandja. Nii et nemad kasutavad siis sellist asja. Aga on ka siis selliseid, kes lähevad siis vette ja seal on vaja lihtsalt näiteks 3 korda panna pea vee alla ja ongi valmis. Või siis lihtsalt minnakse lihtsalt niisama oma mõtetega näiteks sinna. Kindlasti väga palju erinevaid viise. Igal ühel oma viis nagu on üks. Aga see koht, kus me käisime, siis seal on oluline see koht ise on oluline, see on siis Rajprayag. Seal saad kokku 3 jõge. Yamuna, Ganga ja siis nimetakse salajane jõgi, Sarasvati, salajane või nähtamatu. Ja salajane ehk nähtamatu on siis nimetada siis see nagu vaimne jõgi. Sest ma ei tea, kui tuua paralleel inimesega, siis võtame akupunktuuri näiteks, et on teada, kuhu need nõelu pannakse, eks ole, pannakse meridiaanide peale, aga meridiaane ei ole ükski arst leidnud, eks ole, pole lihtsalt näha neid. Aga mingisuguses muus sageduses on nad näha. Ja minu meelest oli ka mingisugune teadusavastus mõni aasta tagasi, kus siis teatud siis filtrite või siis valguse tulemusel avastati veel mingisugused võrgustikud, mida enne ei teatud, et nad hakkavad alles siis välja paistma. Et see on umbes nagu need fluoresseerivad ained, et kui sa neid lased erilist valgust peale, siis nad tulevad välja, muidu välja ei tule. Ja tõenäoliselt on ka siis ka maailmas selliseid nähtusid, mida me silmadega ei näe, aga mingisugustes tingimustes me hakkame neid nägema, et nad tulevad ilmsiks, mis toob välja selle fakti, et nad on olemas. Ja Sarasvati jõgi on siis üks nendest sellistest. Me kõik need vaimsed need asjad, ütleme siin meie maailmas, mida me ei näe, nad on loomulikult olemas, aga me lihtsalt ei näe füüsiliselt neid. Ja on sellel siis mõju? Käisid ise ka veest, tundsid mõju? Jaa, ma käisin ka vees, jah. Tead, ma ei tea, kas ma olen liiga tundetu või mina väga palju tundnud. Tundsin küll seda, kuidas käisid erinevad hoovused, käisid läbi, eks ole, mööda jalgu ja siis ülevalt poolt ja see oli väga tuntav. Kindlasti oli tunda värskust ja värskendust ja mingit tasakaalu ja sellist asju, aga nendega ei ole mul probleemi. Aga samas need, kellega me olime, meil oli seal 70 eestlast, väga suur grupp oli. Ja nemad rääkisid küll väga erilisi lugusid, mida nemad nägid, et üks, mis mul meile tuleb, oli väga värikas selline, et inimene nägi selliseid vorteksid, nagu pöörisid, veepöörisid, vee sees ja väljaspool vett ja vee kohal ja inimeste ümber kuldseid ja punakaid ja kollakaid ja rohekaid ja siuksed nagu keerist möll nagu oli olnud igal pool. Ja kogemusena ehk ta ka koges seda, ütles, et see on väga sellise nagu hea laetuse tunde ja sellise nagu rahu ja tasakaalu. Ehk enamus inimesi, kes käis läbi, ütles, et nad saavutasid sellise tasakaalu nagu rahu. Sellise nagu midagi nagu ära läinud. Ja see püsib. Ja võib-olla siis see ongi see peamine põhjus, miks sinna minnakse nendesse jõgedesse nendel olulistel päevadel, et vabaneda patust, sest ega vaadata, mis meile rahu ei anna, see on meie enda mõtted ja emotsioonid, meenutused ja nii edasi. Ja see teeb kõik rahutuks vaata sellest.
nagu see kõik nagu kaob ära, see ongi nagu normaalne olla. Rahulik. 10 miljonitega koos kangeses olla ei tundu küll väga rahulik kogemus, aga jah, aga see sõltub, vaata, mida sa seal nagu teed, eks ole, kas sa vaatad neid 10 miljoneid, eks ole, või vaatad koolibakterite arvu seal kuupsentimeetris näiteks või seal veel midagi või sa tead, et vot selle perioodi on see vesi mingil viisil on ta eriti püha ja tal on selline mõju ja sa oled sellise teadmisega. Nii et see, millele sa fookuse viid, on tegelikult määrav ka tulemustes. Sa oled seal käinud ka varem, eks ole, mitte nüüd sellel... Ja, see oli vist 2010, millal ma käisin vist. Et on siis vahe ka sellisel tavalisel kangeses käimisel ja sellel, mis juhtub kord 144 aasta jooksul? Tead, siin on vaata pikk vahe sees selline, et raske nagu öelda, aga ma mäletan, et üks eestlane, kellega ma koos käisime, siis tema ütles niimoodi, kui tema esimest korda läks, käisime koos, siis ta ütles niimoodi, et see ei olnud vesi. See oli midagi muud. Tema kogemus oli selline, et mis see oli, ei tea. Nii et need kogemused on sellised väga individuaalsed ja selleks, et kogemust saada, peaks olema vaba nagu enda võib-olla eelarvamustest, võib-olla ootustest, lootustest, et sa lähed ja koged seda nii, nagu see on. Siis sa saad selle tõelise puudutuse või selle muutuse kätte. Miks just seal, miks just Indias? Kas see on see, et sinna need planeedid avaldavad mõju ja mujale mitte? Ma ise arvan, et see planeetide seis mõjutab kogu planeeti ja võib-olla ka laiemalt, eks ole. Sest sellise konstellatsiooni puhul on planeet Maa ju ka seal otsas, eks ole. Ta on ka joondatud tegelikult. Ma arvan, et see kiir või see voog või ükskõik, kuidas me ütleme, et ta on nagu laiem, eks ole. Et see ei ole ainult selle koha mõju. Kuid samas nendes kohtades, nad on spetsiaalsed kohad, eks ole, nad ei ole mingid sellised suvalised, teeme täna siin, täna seal. Nad on ju sajanditega on ju sammu kohti kasutatud. Et tõenäoliselt on nendes kohtades on veel mingisugust anomaaliad, mis võimaldavad ka seda energiat siis koguda, mis siis selliste seisude puhul tekib, koguneda, jääda püsima teatud aja jooksul. Midagi seal on sellist, mis pärast need kohad on erilised. Ja, ehk muidu võib-olla see energia läheb seda nagu läbi, eks ole, aga seada kuidagi nagu tekitab mingisuguseid selliseid kogumeid, mida siis saab sisse minna siis kogeda. See Kumbameela on selline, ma ei tea, nähtus, üritus, asi, kuhu iga inimene peaks korra elu jooksul jõudma umbes nagu Mekasse või ei ole ta sellise tähtsusega? Ma arvan, et ta on umbes sellise tähtsusega. Ma arvan, et on, jah. Ja sõna kumba ju tähendab ju potti. Näed, mul on siin üks kumba, selline pott. Siin on ka kangese vesi sees. Just sealt inimesed võtsid kaasa ja pärast teeme väikse eksperimendi kõigiga siin. Ja legend on selline, et teemonid ja jumalad, kui nad elasid veel niimoodi lahus tähendab seda, et täna nad näiteks elavad ühe inimese sees, võivad olla nii jumalad kui ka teemonid. Aga Satja juba ajal elasid nad lahus, et ühed oli nagu, neil oli oma planeet, teistel oma planeet, eks ole. Ja siis tuli selline mõte, et peaks ilma ookeani nagu vahtama või nagu kirnuma, nagu segama teda niimoodi, nagu tekitama see vorteksi sinna sisse, eks ole. Keegi kuskilt sai sellise idee, ma mäleta, kes see oli. Ja siis nad võtsid jõud kokku ja siis võtsid suure mao ja pistsid ta sinna sisse ja siis keerasid ja väänlasid seda seal. Ja siis selle vorteksi sees siis hakkas tulema sealt igast põnevad asju välja, mida tõi pinnale. Ja üks väga oluline asi, mis ta pinnale tõi, oli amrita. Ehk amritam on siis surematuse nektar, mille pärast seal siis tekkis väike võitlus ja kaklusest, teemonitel ei tahetud anda seda ja ka jumalatele siis anti.
ja siis tuli sealt veel välja igasuguseid põnevaid tegelasi. Ja Kumba Mella tähendabki siis midagi taolist, et sa lähed sinna sisse, siis nagu keerutatakse sind seal. Muuseas väga huvitav seos selle inimesega, kes nägi seal erinevaid selliseid vorteksid ehk pöörisid. Selles mõttes väga põnev. Nii et see on siis siuke lugu. Ja Kanges on ka selle otsesega seotud selle teemaga, sest Kangesega on veel mitmesugused lugusid, et tema elustav jõud näiteks on väga olulisel kohal paljudes legendides. Et kui ta kogemata taevast vallandus ja laskus maa peale, siis voolates elustas kõik surnud, kes olid kunagi surnud nendes kohtades. Ja see oli selle suur probleem pärast. Nii et ta on ikkagi nagu, Kangest peetakse nagu eluveeks ehk nagu veeks, milles on või mis on eluprintsiip. Ta nagu, milles on nagu ei ole päris hea sõna, just nimelt, mis on eluprintsiip. Ja kui meenutada näiteks jooga jumalat siis Shivat, eks ole, siis tema peatipust tipus asub siin Ganga. See on nagu naisterahva pea, kelle suust siis tuleb vett niimoodi. Ja, mis sümboliseerib samamoodi siis surematust ja eluallikat. See sümboolika muidugi palju keerulisem, aga lihtsalt mõned sellised seosed. Ja. Meil on siin üks vaataja kommentaar, et iga looduslik vesi on püha, peaksime seda austama ja hoidma neid puhtana. Mul tuleb silme ette telekast need pildid, kuidas seal kohalikud, eks ole, tundub vähemalt, et teevad kõike muud, kui austavad seda, seal pestakse pesu ja veetakse kaupu ja tehakse mida iganes, et kas kohalikud ka nagu tunnetavad seda püha jõena? Tead, kindlasti tunnetavad, jah, kindlasti, jah. Aga samas, kui nad pesavad oma taguotsa veega, siis ma ei tea, puudeli veega näiteks, kas teil on seda pühaduse tunnet või ei ole. Indias teatavasti ei kasutata ju WC-paberit, seal käib kõik veega. Samas tead, ma arvan seda, et see on väga individuaalne, kuidas keegi suhtub veesse. Sest võtame lihtne asi, me laseme klosetipotist vett ju päris tihti alla, eks ole. Aga mõnikord öeldakse, et ei peaks nii palju kasutama. Ei peaks. Samas tehnoloogia on vaata selline, et me peame teda laskma, eks ole. Jah, et enam sellised peldikud kuskil selle metsa ääres nagu ei ole lubatud. Ametlikud on. Ja nii edasi. Ajaleht on ka olepaberi peal tänapäeval. Jah, seda ka, jah. Aga kui selle vaataja kommentaari vaadata natukene, siis mis poleks püha tegelikult, niimoodi võtta. Et sellise suhtumise saab igasse asjasse luua tegelikult. Ja pühadus loomulikult eeldab ka teatud positiivset vaadet asjadele ja kindlasti on seal ka omad probleemid, nimelt kuidas vaadata siis neid, kelle see pühadus puudub. Nii et siin on maetud ka selline väike konflikt juba sisse, et millega peaks olema kaunis ettevaatlik tegelikult. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kes ei austa loodust, metsa näiteks, ma ei tea, minule mets meeldib, ta on nagu elus ikkagi, puu, eks ole, aga ta ikkagi kasvab ja ta ikkagi sünnib seemnest ja nagu inimenegi, eks ole, et ta on ikkagi elus, ta on elus loodus. Aga kui nüüd ümberigi vaadata, kuidas see maha võetakse, siis mine ütlema, eks ole, konflikt kohe olemas. Nii et ega siin ei pääse sellest, et on olemas teatud inimesed, kelle jaoks mets on lihtsalt puit ja raha ja külanud loodus ka, näiteks maavarad, aga vesi kindlasti, eks ole, mida poodides müüakse on. Ja nii edasi, nii et just the business. Nii et meil on erineva mentaliteediga ja arusaamisega inimesi siin planeedi peal ja igalühel on erinev arusaamine vastavalt
no ma ei tea, tema karmale siis või mentaliteedile või õpetatusele või ja nii edasi. Nii et aga siin konflikti astuda, noh, palju siin sellest kasu on tegelikult. Me ju näeme, kuidas siin rohelised püüavad siin päästa planeeti, eks ole, või teadlased suisa näiteks, eks ole. Kes neid kuulab siin? Keegi väga ei kuule. Ameerika astus välja Pariisi kokkuleppest ja nii edasi, et nõrk on see jõud, nõrk lihtsalt. Ja ei ole teadvustatud endale seda, et loodust peab hoidma. Ja mitte ainult järgnevate põlvede jaoks, vaid sellepärast, et me oskame väga hästi loodust segi pöörata. Ja kui see on segi pööratud, siis me ei oska sellega midagi teha. Kui vaadata, kas neid tohutud prügimägesid on siis ookeanis või kuskil maismaal, eks ole. Me ei oska midagi teha sellega, mida me oleme väga tarvitanud. Me reostame, see loodus ise ei tooda sellist asju. Nii et me oleme inimestena täna oma suhtumisele sellise nagu võtame, töötame ümber, viskame minema. Ja pärast elame selle välja visatud osa sees. Aga inimene pole üles ehitatud niimoodi, et ta elaks prügimäel. Ta on üles ehitatud ikkagi konkreetsete loodusprintsiipide kaudu, mis põhinevad ikkagi tervel loodusel. Et küll see lööb korra jalaga taguotsa ka kellelegi väga valusasti või kõigile või näeb. No sel teemal vist on arutatud ka, et ma ei tea, kas näiteks puhas vesi või puhas joogivesi peaks olema siuke universaalne inimõigus, mis on kõigile tasuta kättesaadav. Kuidas sulle tundub? Ma arvan, et see mõte on hea, aga samas me teame, et suures osas maailmas enam ei ole vett. Pole saada lihtsalt. Ja põhjaveevarud on ammutatud. Vihmaveest ära ei ela lihtsalt. Kus vist USAs on piirkondi, kus isegi vihmavett ei tohi enda tarbeks enam koguda. Jah. Ja mis selle vee ära neelab põhimõtteliselt? Põllumajandus. Masstootmine. Sinna see läheb. Ja ega see, nagu räägitakse alles algus, et veekriis ja veepuuduse ränne on alles tulemas. Tundub küll jah, sest üks trend vist on ka see, et superrikkad ostavad maad kokku suurte jõgede ääres. Jah. Et tundub, et vesi on tuleviku kuld äkki. Ma usun, et on ja isegi võib-olla kuskil on täna juba kuld. Jah. Kangesest rääkisime siin mõnda, kas Eestis on ka selliseid püha veega paiku? Tead, Pühajärv. Pühajärv, jah. Miks see Pühajärv on, ma ei tea ajalooliselt palju seda uurinud, kindlasti keegi on uurinud seda. Aga samas tead see pühadus, mis nagu lisatakse vette või antakse juurde see kvaliteet, eks ole, see tal on teatud oma eluaeg. See on see nagu best before, eks ole. Tarvita ära enne seda. Ja muidugi, sest see energia nagu püsienergia tahab vaata liikumist ja transformeerumist ja transmuteerumist ja nii edasi. Nii et selles mõttes on vaja vett nagu taas ja taas nagu vääristada selles mõttes. Meil on siin Lilleorus näiteks on Amrita järv. Siis see vesi on vääristatud. Ja kangese veega. Ja selle vee äärest tehakse siis ka vastavaid protseduure, et see vääristatus säiliks seal. See on nagu mingi asi, mida sa nagu lood ja sa pead nagu alal hoidma. Muidu lihtsalt nagu läheb tagasi loodusesse, nagu loodus tuleb nagu tagasi see asemel, eks ole. Et see on taas tahmata selline protsess, et kas see mõju on siis umbes samasugune, et kes Indiasse ei saa või ei taha minna, võiks tulla siia Amrita kaldale ja siin mingeid protseduure läbi viia? Ja võib küll, loomulikult võib, aga see sõltub jällegi sellest, et kuidas sa tuled. Ehk kui lihtsalt hüppad sisse, eks sulle paned kupsu ja ujud seal, siis sa oled nagu teistsuguse suunisega. Sa tuled nagu lihtsalt võib-olla suvel ja jahutama ennast.
ja mõnulema, eks ole. aga kui sa nagu tead, et see on ikkagi ka püha vesi, eks ole, siis sa võtad sisemiselt teistsuguse hoiaku. Ja sellest hoiakust sõltub hästi palju, sest see hoiak teeb sind kas vastuvõtlikuks sellele mõjutusele või vastupidi mitte vastuvõtlikuks. Sõltub, mis mõtetega või mis hoiakuga sa tuleb. Nii et hoiakust sõltub kõik väga palju tegelikult. Mida see Amrita vesi siis võimaldab neile, kes on sobiva hoiakuga? Tead, see on niivõrd laia spektriga, et siin ei ole, mina näen küll ühtegi piiri siin. Et need on need mõjud, neid mõjusid nagu ei ole. Võta eluvesi ehk Amrita, jumalate jook siis, need ei ole päris üks ja sama, hästi lähedal teineteisele, ta on universaalne. Ma ütleks niimoodi, et ta teeb kõik korda. Aga selleks, et ta teeks kõik korda, on vaja sul seda lubada. Nagu endal on vaja lubada. No näiteks võib-olla mingisugused, no ma ei tea, mis teitid ma toon, näiteks rahutuni kodus. No kuidagi ei saa, nagu tunned, et nagu ei ole nagu paigas kõik, eks ole. Võtad seda Amrita vett, pisardad kergelt üle kõik, teades piserdamise ajal, et see on hästi positiivne. Ja kõik negatiivne, mis on, see negatiivne kõik tegelikult puudus selle positiivsega kokku, lihtsalt kas lahkub või hajub või kaob ära. Ja sellisel viisil, sellise suunisega on võimalik oma kodukontor, mis iganes puhtaks teha, täielikult puhtaks. Või siis näiteks, kui on mingisugune tõbi kallal, ma ei tea, ja sa eelad seda, et näiteks mingi haav või mingi, ma ei tea, mis asi võib olla keha peal, näiteks või keha peal, et kui sa paned seda vett peale, et siis see aitab, see tervendab. Ja kui selline suunis on olemas, siis sa lubad sellel veel seda teha. Kui sa oled skeptik, tuleb see vesi loll, eks ole, kuna vesi enne on parandanud, eks ole. Paned peale, mitte midagi juhtu. Aga see nagu see tõrksus või nagu selline skeptitsism loob plokki. Ja see on nii tavaline minu meelest. Sest osad inimesed näiteks, ma ei tea, võtavad mingi tableti sisse ja kohe mõju olemas. Võtab 2-3 pilli, eks ole, ja saab terveks. Aga mõni võtab ja üldse ei mõju. No, ja siis küsida, aga kuidas siis on sul siis, miks ei mõju siis? Ma ei usu seda, et see töötab minu puhul, või ei usu arstidesse või nii edasi. Ja see sisemine psühholoogiline plokk on niivõrd võimas, et ta blokeeribki mõju ära. See on täiesti võimalik. See on minu meelest isegi teaduslikult teada, ma küll ei tea, kuidas see nimetatakse, seda efekti. Nii et see on täiesti olemas. Kuidas sa lased või kuidas sa tuled, kuidas sa pöördud, nii ka saad. Mida küsid, seda saad. Ja. Juua päris seda Amrita vett muidugi pole päris hea, sest seal on ka koolibakterid sees. Ja. Aga kui neid sealt läbi filtri lasta, tänapäeval on sellised peened filtrid, et tõmbad sealt filtrisse, filtreerid ära, need bakterid jäävad kõik välja, siis on ta täiesti joodav. Ja. Ei ole mõelnud seda kuidagi turundama hakata? Ei ole veel. Poes muidu jäi silma, et Amrita täitsa on müügil. See on küll Lätist toodetud, aga... Aha, Alkaline Water 9+, päris korralik. Mitte küll tiigivesi, aga... Ja. Mul on siin päris Amritat. Aha. Mõnustatame. Ja. Rääkides vee ja selle igasuguste tõmmiste tegemisest, pühad mehed läbi aegade on tootnud ju igasuguseid jooke veest, kloostrites õlut ja veini näiteks. Kas see on ka miski, mis käib kuidagi selle tseremooniaga kaasas või kas see kloostri õlu ja vein on ka kuidagi püha näiteks? Tead, seda ju tegid ju mungad ju, eks ole. No vagad mehed, nagu öeldakse. Just. Jah. Munk otsib ka teed Jumala juurde. Ega tal mingit muud suunist pole. Ja mungad ka praktiseerivad.
ja minu meelest osad mungad, kes on niimoodi päriselt aru saanud, kõlbavad täitsa sinna kõlbavad täitsa paralleel tõmmata joogi. Jah. Näiteks kristlikud müstikud, need on ju joogid ja neid on ju aegade jooksul ikkagi olnud. Ja ma usun, et nendel on kogu aeg see Jumala sõna huultel. Jumala nimel ja Jumala pärast ja nii edasi, nii et ma usun, et nendes kiriku veinides ja õlledes või džinnides, nendes tinktuurides on ikkagi seda psüühilist või vaimset komponenti ikkagi sees. Ja, teistmoodi vist ei ole see võimalik päriselt. No aga sa teed mehaaniliselt. Maitse järgi võib tulemus üks sama, eks ole. Aga võib jälle ka. Midagi on seal ikka juures, ma arvan, või välja jäänud. Villi toob vodkaga oleks päris hästi. Aga nüüd naljatasin, ma joon alkoholi niivõrd vähed. Ma sinna tegelikult tahtsin otsapidi välja jõuda, et kui need mungad seal pruulivad, eks ole, õlut ja veini, kas see on puhtalt igavusest või tunduks nagu esmapilgul, et see ei lähe sellise tõe otsimise ja enesearenguga kokku see, et sa siis järgmisel hetkel tõmbad nina täis ja oled purjus. Ma ei tea, palju mungad ise joovad. Ma ka tegelikult ei tea, aga ma tõesti ei tea. Teenimiseks tõesti. Ma seda ei tea, aga võib-olla seal, kus on traditsiooniline veini joomine näiteks, võib-olla see Itaalia kant ja Prantsusmaa, kus seal, võib-olla see on täitsa tavaline, ma ei oska öelda, eks ole. Aga samas on see ju tegevus, veini või õlut teha, selleks on vaja tegevust, eks ole, vilja ja või siis viinamärre kasvandust või mingid muid, eks ole, vilju, millest tehakse neid asju seal. Aga see on tegevus, sest ega mungad ju ei istu ainult oma konkus ja ei käi laulmas, eks ole, missal on ju. Nad ju ka teevad tööd, hoiavad korda ja puhtust ja samas on ju ka sissetulekut kirikul vaja. Ta on, sest ikkagi toda osta kas või riidetükki, mida mungale selga panna. Nii et ma arvan, et seal on nende pruulimistel ja villimistel on mitu sellist nagu eesmärki, et anda tööd ja ka teenida. Teenida ka tasu nagu. Ja et ma ei usu, et seda lõpu pärast tehti. Aga õige joogi tohib alkoholi tarbida või ei tohi? Tead, joogid jagatakse peamiselt kaheks nagu paremakäelised ja vasakukäelised. Nii võiks niimoodi öelda, et ühed on siis need, kes üldse ei joo ja ei tarbi liha ja nii edasi, satvalik. Ja teised on siis need, kes tarbivad neid asju ka. Need on siis tantristid. Et alkohol ei ole nagu by default kuidagi mürk joogalikus vaates. Pole näinud küll selliseid, ikka päris joogisid, tippjoogisid, kes ikka võtavad ikka napsi ka. Ja ma olen ise ka nendega võtnud. Ja ma ei ütle, et see siuke nagu alkoholism, vaid ta on siuke nagu rituaalne ikkagi, ta on rituaalne tegevus. Ja seal on ka alati suunised sees. Et see ei ole lihtsalt niisama, et lähme joon hea täis ja laulame laule. Okei, jätame selle joomise teema sinna paika. Vaatan, siin on üks huvitav kommentaar tulnud veel selle vee ja segamisega, et Soomest kommenteeritakse, et piimaookeani kloppimine tõi pinnale ka hala võimsa mürgi, mis ähvardas tervet universumit. Ja Shiva jõi seda mürki ja päästis maailma ja see muutis ta naha värvi. Mida selline metafooria tähendab, küsib ta? Jah, tõepoolest oli see ookeani kloppimise tulemus, jah. No see tähendab, et sügavusse vaadates, see kloppimine käib väga sügavalt tegelikult, sest see tuleb sügavalt kuskilt välja kõik. Ei ole kõik väga selline positiivne, mõtleks niimoodi.
sest võib kokku puutuda ka väga selliste negatiivsete nähtustega, mida võib siis sarnastada mürkidega. Ja tõepoolest Shiva siis neelas selle mürgi ära. Tema kael läks siniseks ja siis peaaegu ta tapnud, aga siis jumalanna aitas tal siis nagu ikkagi ellu jääda. See näitab seda, et see kaelapiirkond, sest see on joogalik kirjeldus, ehk legend on joogalik, ehk selle kaudu antakse edasi teadmist, on antud aegade algusest peale. Ehk see on siis Vishuddhi chakra, see on siis see harmoonia eest vastutav osa, mille kaudu inimene tunneb siis tunneb intuitiivselt asjade sobivust nagu laias mõttes. Ja saab ka intuitiivset teadmist. Ja tõenäoliselt mürgi kinni jäämine sellesse kohta näitab seda, et see on ohtlik. Et sa kaotad sellega mingisuguse omaduse. Kui Shivale jäi see siia kinni, siis see ei ole probleem. Sest Shiva on teadvus. Ehk teadvust ei ole võimalik mitte kuidagi rikkuda või muuta või mürgitada ja nii edasi, sest see on olemasolu. Olemasolu, mitte füüsiline, bioloogiline, vaid nagu printsipiaalne olemasolu, mis leiab aset ka ilma bioloogilise kehata näiteks on. Ehk Shiva on üle sellest probleemist. Aga joogi jaoks, kui ta teeb sügavat praktikaid, võib see osutuda suures probleemiks. Nii et ma arvan, et siin on selline nagu viide sees, et kõik, mida me arvame olevat hea, ei pruugi üldsegi olla hea ega hea mõjuga. Nüüd peab olema ettevaatlik. Sest kui võtame kas või selle piimaookeani kloppimise, siis ega keegi teadnud, mis sealt välja tuleb. Mitte keegi teadnud. Ja ka praktikatega on niimoodi, et kui sa praktiseerid, siis ega sa ju ei teagi ju lõpuni, mis sealt välja tuleb. Üldse ei tea. Sa ju avastad kogu selle praktika ajal sulle tundmatud asja. Aga nii palju eristamist peab sul olema, et sa suudad ära eristada, mis on mis. Aga kasutamise mõttes peab olema väga ettevaatlik. Sest eristamine on üks asi, aga see, mida sa eristad, on teine asi. Ja sealt selle kloppimise käigus tuli välja siis väga palju erinevaid asju. Seal hulgas tuli välja ka siis surematuse amrita, eks ole, siis tuli ka mürk välja, siis tuli sealt ka kamadenu välja, see püha lehm, eks ole, siis tuli sealt veel mõned olulised shaktid välja, ehk jumalannad, mis on väga olulised. Ja nüüd peab kindlasti teha, kes on kes, eks on, mis sa sealt välja kloppisid siis. Ja samas see kloppimine näitab seda, et tegelikult ei olegi kõik teada on. Lihtsalt pole teada. Maailm on nii mitmekesine, et isegi jumalad ja teemonid, kes seda kloppisid, ei teadnud, mis sealt välja tuleb. Ja, nii et selles mõttes on maailm nagu lõputu teadmiste varamu, võiks öelda. Peidetud teadmiste varamu. Võib-olla midagi sellist, jah. Ühe asja ütlen veel ära, et jooga teaduses on öeldud ka seda, et Vishuddhi chakra tuleks avada alles peale seda, kui on avatud või avanenud Ajna chakra. Ehk joogi teekond käib altpoolt chakratest ülespoole alati. Alates Muladharast, Svadhisthana, Manipura, Anahata. Anahata on siis südame chakra ja siis on pea chakra. Ja alles siis on Vishuddhi chakra. Sest kui inimene avab Vishuddhi chakra enne Ajna chakrat, siis ta ei suuda seda hallata, sest tal ei ole Shiva seisundit, ehk tal ei ole teadvul olekut. Nii et enne tuleb teadvul olek saavutada Ajna chakras ja alles siis avada. Ehk siis sul säilib eristamise võime, teadvustamise võime.
sa ei ole ohustatud. Mis võiks juhtuda siis, kui sa avad selle otsa? Mis oht see on siis? No see on see mürgituse oht. Aga mürgitust ei tule siin nagu vaadata nagu sellist nagu füüsilist mürgitust. Pigem on see selline psüühiline mürgitus. Psüühiline mürgitus tähendab tavamõttes seda, et sa hakkad nägema kummalisi asju ümberringi. No lähed peast segaseks, et ühesõnaga ütleme niimoodi, hästi lihtsalt. Kui sul kaob ära eristamise võime, kainuse ehk teadvustamise võime, siis on väga lihtne minna segaseks, sest Vishuddhi chakra avab sulle, annab sulle võimalused maailma näha teisiti. Enne me siin korra rääkisime seda, et me näeme maailma läbi oma füüsiliste silmade, kui me vaatame läbi mingite filtrite või teises sageduses, me näeme midagi muud hoopis. Ja kui inimene hakkab automaatselt nägema midagi muud, kuidas sa selle hakkama saab? No elu lähebki, vussi nagu läheb, eks ole. Ja siis sealt, see on nagu korralik selle mürgitus. Võib ka nii vaadata. Practical consciousnessis, eks ole, õpetatakse, et emotsioonide allasurumine käib ka siin kõripiirkonnas ja seal on pigem sõnum, et seda ei tohiks teha, et seal peaks siis olema see tee võimalikult vaba või? Ja loomulikult peaks olema, sest juba iseenesest see allasurumise osa siin selles kaelapiirkonnas ehk Vishuddhi chakra võimekus näitab, kui võimas ta tegelikult on, kui võimsa toimega. Suudab energiat tagasi hoida. Ja miks me vabastame siit need blokeeringud ja selleks, et energiat saaksid nagu väljuda ja nagu vähendada seda pinget, mida sisse tekitavad, kui nad kogunen siia. Nii et see on see point. Nii, et see on üks huvitav küsimus veel tulnud ja julgustan kõiki teisi ka, et kui teil on küsimusi, siis enne kõike vee ja tänase teema kohta, aga võib-olla ka muidu, et võite julgelt küsida. Aga siin on küsimus selle vee ja mälu kohta, et inimene küsib veekeskuses käimise kohta, et kui meeletu hulk inimesi sulistab vees ja vesi talletab kõigi info, kuidas see siis mõjub? Kas ma oma suhtumisega saan valida, et ei lase negatiivset infot ligi? Vesi salvestab informatsiooni. See ei tähenda, et vesi edastab informatsiooni. Selleks, et veest informatsiooni kätte saada, on vaja eri omadusi. Nii et kui te käite seal suplema, seal spaas näiteks, siis see vesi on seal on imelik. Mitte ainult kloori pärast, vaid muidu ka, jah? Ja ta on ikkagi, ma ei taha öelda, spaas pole vaja käia, eks ole, aga seal on tõesti palju informatsiooni. Tohutud palju, aga ta imbu sisse, see on see hea osa. Mis värk üldse eestlastel on selle spaaga? Mulle tundub, et viimasel ajal kaunis popiks muutunud või üldse mingid veerituaalid käiakse ka ju veekeskustes ja saunas läbi aegade, eks ole. No sauna rituaal on selline tõesti väga iidne, seal sünniti ja seal surdi ja see on ikkagi hügieeni eesmärgil eelkõige. No samas ka rituaalne koht. Aga saunas oli vanasti pime ja kui oli üks küünal seal, eks ole. Ja nii edasi, ta on ikka nagu müstiline natukene siuke koht. Võib-olla tehti ka palveid ja muid selliseid asju. Aga hügieen tõenäoliselt kõige esmaselt, eks ole. Aga mis meil spaadega on, kuule, vaata ise mega talmelis on, eks ole, et tahaks ju spaas käia, lapsed tahavad käia spaas ja kuulata natukene. Ja seal on erinevad atraktsioonid ja lähed lihtsalt jõärde või mere ja seal pole sellist asja. See on lihtsalt lõpusamaks tehtud. Nii et ma arvan, et see on täitsa okei käia spaas. On see mõistlik või viisakas veekasutus, kui me räägime, et tualetiski ei peaks nii palju vett laskma siis? Tead, ma ei oska sulle selle kohta midagi öelda, sest tõenäoliselt see vesi kuidagi ringleb seal, eks ole. Teda ikkagi puhastatakse, filtreeritakse. Ja see ilmselt käib vahetus ka mingi tagant, kujutan ette, aga ma ei tea täpselt neid tsükleid. Aga vee tarbimise mõttes ikka, jah, spaas ikka vett kulub ikkagi, see on selge. Ma ei oska väga palju siin kaasa rääkida. Nii, aga rohkem sinu teema kindlasti on see sama Vishuddhi chakra. Küsitakse, et see on seotud ka tõe rääkimisega. Kas tõe rääkimine aitab kaasa Vishuddhi avanemisele? Jah, kindlasti aitab.
aga tõe rääkimine on justkui kahe teraga mõõk. Eks sõltub, kuidas sa tõde räägid. Tõde võib olla niimoodi öeldud, et sa saad sealt kohe mingisuguse laksu vastu, eks ole, või sa näed kohe, kuidas teine seal kogub kokku kosti selle tõe tõttu, eks ole. Joogas on olemas väga lihtne printsiip, ahimsa printsiip, mis ütleb seda, et ära tee kahju. Nii et tõde võib rääkida, aga tuleb rääkida niimoodi, et ei tekitata kahju. Ei endale ega teisele. Siit hakkab see õige vissuti avamine peale. On see võimalik alati? Mõnikord tekib ju dilemma. Alati on selline suhteline. Et kui sa oled teadlik ja kontrollid seda, mida sa ütled ja kuidas sa ütled, siis sa õpid ära aja jooksul. Kui sa ei kontrolli, siis juhtub nagu tavaliselt. Aga siis ei ole siin ka tegemist midagi joogaga enam. Nii et see, jooga hakkab peale siis, kui inimene hakkab teadvustama, hakkab eristama. Siis hakkab see peale alles. Tulles tagasi vee teema juurde, et joogas öeldakse ka, et kõik elemendid ja seal kus vesi omavad teadvust. Kuidas seda mõista? Tead, see on seotud kogu olemasoluga, nagu selle pärilikkusega, selle pärimuse, kust see nagu kõik tuleb. Ja kui me teame lugu, et maailm on vana miljardeid aastaid, eks ole, et kuskilt algas ja see, kus me nüüd oleme, on areng ja kõik on nagu muutunud selle aja jooksul ja siin ei arvestata ühte asja, vähemalt läänemaailmas, et mingi asi on jäänud siin muutumatuks. See, mis oli alguses, on ka praegu siin. Joogas on see teada. Jooga ütleb niimoodi, et alguses ei olnud mitte midagi, oli ainult üks ainus Jumal, Brahman, kes lõi kaks asja. Lõi Shiva tattva ja Shakti tattva ehk kaks loodusprintsiipi. Shiva tattva tähendab printsiipi. Shiva tattva tähendab teadvuse printsiip ja Shakti printsiip tähendab energiaprintsiipi. Ja kõik ülejäänud algas nende kahe omavahelisest toimest. Kõik on loodud ainult nendest kahest ja sealt järgnevatest protsessidest. See on siis kogu see kosmogoonia on hästi primitiivselt. Ja nüüd võib jääda mulje, et kui see Shiva tattva ja Shakti tattva kunagi alustasid nende asja, siis nad nagu käisid maha või muutusid ära ja nad nagu transformeerusid teisteks asjadeks, neid enam ei ole. Võib siuke mulje jääda. Jooga teaduses me teame seda, et nendega on kõik väga hästi, nad ei ole kuskile kadunud. Ehk algprintsiip ei saa ära kaduda. Nad on igavesed printsiibid, sest kui nad ära kaovad ära ka neist järgnevad printsiibid. See pole lihtsalt võimalik, et teised printsiibid alles jäävad. Ja sellel põhjusel me ütlemegi, et see algne Shiva, kes loodi, on ka tänase sama algne Shiva. Ja see loodud Shakti ehk Adi Shakti on ka tänase sama Adi Shakti. Ja see, kes lõi nad mõlemad, on täna ka siin. Nad on kõik siin samas. Ja muutumatud. Sest loomine ei tähenda seda, et sa muutud loodavaks. Kui näiteks mees, naine paneb kokku kolmandaks sünnib laps, ega see ei tähenda, et mees muutub või naine muutub. Nad jäävad ju samaks. Ja siin on täpselt samasugune printsiip. Ja sellel põhjusel, et algprintsiibid on siis nii-öelda teadvus ja energia ja nad sisalduvad kõiges, sest ei ole mõeldav, et järgmised lülid töötavad iseseisvalt mingisugusel teisel teadvusel või teistel energiatel põhinevatel mingisugustel seaduspärasustel. Ehk need algprintsiibid läbivad kogu olemasolu. Ükskõik, mis asi see ka poleks, mis on loodud. On see siis õun või kivi või Saturn näiteks või mingi tähte kusagil kaugel siit, valguse aastate kaugusel. Kõik on nii-öelda läbitud samadest ainetest.
ja nüüd need kaks Shiva ja Shakti tattva loovad alguses nii-öelda loojad. Brahma ehk looja, siis Vishnu ehk säilitaja ja Rudra ehk hävitaja. Aga millest nad loovad? Materjali on vaja. Ja siis luuakse 5 elementi, ainult 5 elementi, 5 printsiipi. Tahked, kõik tahked asjad, kõik vedelad asjad, siis kõik, mis on seotud tulega ehk temperatuuriga, siis kõik gaasilised asjad ja ruum. Ja kõik, mis on loodud, koosneb ainult 5 elemendist. Ja et need elemendid on samuti loodud ja Shiva ja Shakti tahtva poolt, eks ole, siis nad sisalduvad ka nendes. Et seepärast me ütlemegi, et kui inimene on võimeline kas või tavalise vaatluse tulemusel avastama teadvust ja energiat ükskõik millest, mida ta vaatab, siis ta on võimeline avastama Shiva tattva ja Shakti tattva juba loodud asjadest. Ja kui ta praktiseerib seda, siis ta jõuab ühtsuse kogemuseni, kus ta saab aru, et kõik olemasolev koosnebki 2 asjast, 2 loodusprintsiibist. Ja see kogemus ongi vabastav, sest siis sa ei tunne erinevusi enam, et maailmas vaatab hästi palju erinevusi, vaid kõik moodustab nagu terviku nüüd. Nii et see on siuke joogatehnoloogia võiks öelda, mis on siuke nagu põhineb siis sellisel joogalikul arusaamisel ja nagu tegelikkusel. Nii et seda teadvust ei panda kuskil asja sisse, vaid ta on seal kogu aeg olnud. Ja, ma olen vahest kirjeldanud seda niimoodi, et läbi atomaarse tasandi, kus on aatomid ja kristallivõred ja aatomid on igal pool, kõik on juba mateeria näitud aatomitest. Ja kui sa hakkad vaatama neid nagu lähemalt, ütleme, et vaatame ühte aatomit, vaatame teist aatomit, siis me näeme, et aatomid on teineteisest juba kaugel. Tohutud distantsid on siin vahel. Ja tegib küsimus, mis siin vahel siis on? 2 aatomi vahel. No me teame, et on magnetjõud ja nii edasi, eks ole, aga mis siin veel on? Mille sees aatomid asuvad? Vastus on hästi lihtne, see on ruum. See on see, nagu ruum, lihtsalt see ruum, eks ole. Sest aatom ei saa ju olla nagu mitte ruumita, mille sees ta asub. See on nagu, seesama vesi ei saa olla selles pudelis ilma selle pudelita. Eks see nagu kest, eks ole. Nii et aga ruum on see nagu kolossaalne globaalne. Ja kui sa siis vaatad, kui kaugele see ruum siis ulatub, paremale vasakule üles alla ettega, sa vaatad, et see on lõputu. See pole otsa ega äärt sellel ruumil. Ja kui sa vaatad, et aga mida ta siis läbistab, siis sa avastad, et ta läbistab absoluutselt kõike. Pole mitte ühtegi asja, mis teda suudaks nagu kinni hoida, sest kõik asjad asuvad ruumis. Ehk ruum on selles mõttes nagu primaarne substants, mille sees asuvad asjad, mitte vastupidi. Ja see on siis ruumi element, mis on vajalik selleks, et teised elemendid saaksid selle sees asuda. Nii et meil on sellised kõike läbistavaid loodusnähtuseid küll, eks ole. Ja. Kui see ruum on igal pool sama, siis ameti ju tundub, et teaduse kontsentratsioon mõnes kohas on nagu suurem, mõnes kohas vähem, et inimene nagu oleks rohkem teadvel kui tiik või kivi. Tead, see on seletatav teadvuse arenguga, kui niimoodi võiks öelda, võib-olla tõesti kontsentratsiooniga, nagu sa ütled. Sest kunagi me tegime praktikaid, kus me teadvustasime ka kivi sees olevat teadvust ja nii edasi, see oli hästi ammu, paarkümmend aastat või rohkem tagasi isegi. Ja samas räägitakse nendel puhkudel teadvuse evolutsioonist, mis nagu nonsense, eks ole, sest kui Shiva on teadvus,
ja algne valmis teadus, kuidas ta saab evolutsioneeruda siis? Sest algne teadus omab ju absoluutselt kogu teadmist. Sest ei saa ju luua midagi, mida sa juba ei tea, nagu öeldakse. Ses mõttes Shiva on absoluutne teadmine samas, eks ole. Ja nüüd, kui teadus siis kehastub mingisugusel põhjusel, see põhjus on üks. See on soov. Soov. Ükskõik missugune täpsustamissoov. Ja kui tekib soov, nii tekib vajadus minna tegevusse. Tegevusse minek on teadvustamise lõpetamine, ehk see lõpeb ära lihtsalt, sest inimene ei teadvusta enam, kui ta läheb tegevusse. Sest ta tundub, et ta on tegevus. Ja see on esimene samm, mille tulemusel inimene kaotab oma nii-öelda Shiva seisundi. Kui me räägime evolutsioonist, päris algelu evolutsioonist, siis seal on joogas on räägitud, see hakkab ikka sealt algloomadest peale, mineraalidest, algloomadest ja kuni siis inimeseni, inimeste kaudu siis jumalateni, jumalannateni, sealt edasi kuni siis tagasi siis Shivani, eks ole. Et see on kõik nagu mõnes mõttes nagu selline nagu öeldakse ka nagu illusioon või nagu väikene pettus. Ehk üks osa teadvusest, mis on siis absoluutne teadvus, langeb soovi lõksu. Ja sealt tekib justkui eraldumine siis absoluutsest teadvusest. Ja jooga eesmärk on siis saada lahti soovidest. Et jõuda tagasi oma algsesse olekusse sellesse, mis sa tegelikult oled. Kogu see kamma jääd, siin käibki kogu elu käib ainult soovide ümber, et tahtmised on ka soovid, eks ole. Mitte tahtmised on ka soovid. Et kogu elu käib ainult seal nende asjade ümber. Ja siis nende asjade ümber ehitamist, nende transmuteerumist me nimetame see evolutsiooniks. Aga tegelikult siin üks osa ei evolutsioneeru üldse absoluutselt. Need on kogu aeg üks ja seesama. Nagu see jooga on läbi ammustanud siis ka selle, et miks see kõike teadev ja igavene teadvus selle soovi lõksu langeb? Jaa, muidugi, ta teab seda. Sest soov on täpselt sama vana nagu maailm. Soovide juured on väga-väga sügaval. Ja see on ka põhjus, miks ei ole väga mõistlik urgitseda enda minevikus, et kust ma asjad sain, kas lapsepõlvest või eelmisest elust, et kõik need karmilised põhjused, mida inimesed tahavad teada, lähevad siin algusesse välja. Siis mõttes pole pointi uurida. Küsitakse veel sellist asja, et miks mõnes kohas või keskkonnas on lihtsam olla teadvel ja sellest stabiilselt püsida ja mõnes teises on keerulisem? Vaata, jooga hakkab Muladhara tšakrast peale. Muladhara tšakra üle valitseb Ganesha või see Ganapati. Ganapati on niisiis teadmise, tarkuse patroon, ka takistuste eemaldaja. On siuke võimas, eks ole. Tegelikult on ta teadvus. Ega tema kohta muidu öelda, et Shiva ja Parvati poeg, ehk Shiva ja Shiva tatva ja Shakti tatva poeg. Ehk nendest kahest on tulnud tehtud kolmas, eks ole. See tähendab, et tal on olemas teaduse kvaliteet ja on olemas ka energia kvaliteet. Ja joogas hakataksegi siis alt Muladharast praktiseerima, praktikat tegema sellepärast, et aktiveerida teadvus, mida nimetatakse ka kundalini. Ja kui Ganeshaga on siis loodud hea suve, muuseas kõik rituaalid hakkavad Ganeshaga. Iga templi ees on kõigepealt on Ganesha, eks ole. Igal pool on Ganesha esimene. See viitabki olla teadvel ja siis on sul hea eristamise võime ja arusaamise võime. Küsime või vastuse juurde tagasi, et on väga võimalik, et siin on mitu erinevat varianti, miks teadus püsib teatud olukordades selge klaar, teistes mitte. Üks näiteks on see, et aktiveerub Ganesha. Teadvus, keha põhjas. Näiteks kui on kindluse tunne,
Mulatara vastutab kindluse tunde eest, eks ole. Kui ne tunneb ennast väga hästi mingis seltskonnas turvaliselt, eks ole, võib see aktiveerida samamoodi, eks ole. Samas lisaks rahulik olukord. Rahulik olukord tähendab seda, et sul ei pöörle mingisuguseid muremõtteid peas ja nendega seotud emotsioone. Nad on nagu vaibunud natukene. Ja ka siis tuleb teatud oluk välja. Ja siis on nagu tasakaalukas olla. Nii et seda peab nagu ise vaatama, jälgima, mil viisil või mis su siin sees nagu toimub. Ja siis saab aru sellest. Muidugi on olemas ka looduslikke kohti, energeetilisi kohti, mis võimendavad teadvuse seisundit meie jaoks. Need kohti on loodus päris palju. Ega teadvus ei ole ainult inimese omand, vaid seda on kõikjal olev, eks ole. Nii et hirm näiteks võimendab. Nii et seda oleks vaja täpselt niimoodi vaadata. Case by case, siin oleks hea uurida seda ise. See oleks kõige efektiivsem. No siis saab faktorid kätte, eks ole. See on väga õpetlik. Ahah, siin on ilmselt eelmise teema jätkuks kirjutab keegi, et sellist asja nagu teadvuse areng pole olemas, et see on alati olnud ja on ka tulevikus. Aga kas meie inimesed oleme arenguprotsessis? Siis selles mõttes, et meie teadvus atmanist laieneb ja me keskendume sellele rohkem. Inimese areng on kahe otsaga asi. Kahe otsaga seetõttu, et mina näen seda niimoodi, et areneb arusaamine. Arusaamise kaudu oskame me teha paremaid valikuid. Mis tähendab omakorda seda, et me oskame paremini juhtida protsesse. Tavalisi elulisi protsesse. Selles mõttes võiks öelda, et me inimestena oleme siin selleks, et aru saada. No, nagu hästi laies mõttes. Ka see, mida ma teen, kes ma olen, miks mul on emotsioonid, mõtted, mida ma üldse siin elus teen, kas see asi, mida ma teen, on hea või halb ja kuhu ma üldse lähen, no kõik ju küsimused, eks ole. Arusaamine loob siis sellise teadmisolukorra. Mul on teadmisolukord ja kui see teadmisolukord ei ole fabritseeritud see enda mõistuse poolt, siis teadmisolukord on faktiline ehk realistik. Ja kui ma kasutan teadmisolukorda õigesti ja juhin neid protsesse, ma näen tulemusi. Nii et laiendades seda, mida ma nüüd ütlesin, võiks öelda niimoodi, et ma võin näiteks avastada, et ma kordan teatud sõnu, no nagu ise pane tähelegi, eks ole. Või iga kord selles olukorras lähen näiteks närvi või kukun ära või tegib segadus hoopis või hakkan veiderdama või väldin teatud olukorda. Ma võin tähele panna seda. Ma võin teadvustada, aga kas ma ka teada saan, mis pärast? See on juba teine küsimus. Siis ma võin teada seda, et näiteks selleks, et saavutada seda, peame rääkima sellega, saavutama selle, ära tegema selle, et siis läheb protsessi edasi näiteks. Või ma võin aru saada, selleks, et hästi teenida, pean ma tegema seda. Aga aru võib ju saada ka sellest, et praktiseerides joogalikke tehnikaid võin ma jõuda püsiva teadvalolekuni, sellest saab ka aru saada. Praktiseerides erinevaid tehnikaid võin ma Ganeshaga minna sina peale või jõuda oma arengus Sahasrara tšakrani, mida esindab murugan. Või saada aru, et vabanemine karmast tähendab seda. Ehk teadvuse
ühinemist algteadusega ja vabanemist kõigidest teadmistest ehk intellektist. Nii et see arusaamine on igal inimesel väga erinev ja vastab sellele etapile, milles ta parasjagu on. Aga ilma arusaamiseta oleme me reaktsioonilised, nagu loomad. Ja ainult reageerime. Ja, seda näeb väga palju. Nii et ma ütleks, et teadvusena me ei arene nii palju, sest teadvus on olemas. Muidu me oleksime teadvusetud. Aga teadmine on küll see, mis vajab arenemist. Selle kõikjal oleva teadvusega ühinemise metafoorina ka sageli kasutatakse, siis oled kõdunud seda, et nii nagu tilk saaks ookeaniga üheks. Jah, kasutatakse. Seal on ka see vesi nagu väga selgelt mängus. Kas see on lihtsalt hea mugav näide selline või on seal mingi sügavam seos ka? Tead, ta on ikkagi metafoor. Jah. Ehk ta lihtsalt annab edasi. Ja seda metafoori kasutatakse enamasti siis, kui õpilane on selle piiri peal. Ja tal on vaja teada, mida ta tegema peab. No ta ei tea, mida teha. Ja siis kui õpetaja ütleb talle, et sa oled nagu tilk ühine ookeaniga. Siis ta teeb seda. Ja siis ta ühinebki. Jah. See on küll, kui ta on metafoor, aga tundub, et paljudele inimestele meeldib, eks ole, ma ei tea, kas meeldib on õige sõna, aga käiakse, eks ole, hea meelega vee ääres, kõik on see siis kuskil jõekaldal või veel parem mere ääres või ookeani ääres, et see on nagu see koht, kus tuntakse, ma ei tea, ennast kergemini või saadakse kergemini ühendus siis mingite tervist. Nii. Et kas veel selles mõttes on mingisugune eriline roll, nagu siis energeetiliselt või ühelt poolt et on selline voolav ja kogu aeg muutumises olev element, eks ole, et just selle ääres me ennast siis hästi ja rahulikult tunneme. Tead, vaata, loodusrütmid üldse rahustavad. Et kui inimene ei ole väga linna inimene, et läheb maale ja nii vaikne on, et müra nagu pole ise magama jääda. Siis kuulates loodusrütme, nad rahustavad. On siis kosk näiteks või siis lained, eks ole, või siis tuul puude sees, eks ole, puude kahisemine. Neil on selline nagu ürgne mõju tegelikult olemas, sest see on heli, me kuuleme seda. Ja see heli jõuab meie süsteemi ja me oma geenide kaudu teame, et see on rahustav, kui ta on rahustav, eks ole. Sest osad helid võivad ka ärevust tekitada. Pikkisest tekkinud müra, eks ole, või siis puude murdumine metsas näiteks. Või mingi tohutu suur laine, mis võib õudselt kolakaga kuhugi vastu. Nii et siin on tegemist helidega ja nende mõjuga. Jah, ma arvan, see on nii tavaline, sest sellised helid mõjuvad rahustavalt mitte ainult inimestele, vaid ka teistele loomadele. Siis kageli käiakse ka Indias samamoodi, näiteks kose all, eks ole, mingisugust mõju saada. Kuidas, mil viisil see puhastab, et kui käia just agastjali kose all, siis mis mõju sellel on veel omakorda. Tead, ma olen mitu korda käinud koskede all. Ma ütleks niimoodi, et on sellised koskesed, mis ikka tunnen, et reibib teed naha ära. Keha pealt, eks ole. Ja hästi kõrgelt tuleb vesi ja suurte sammakatena. On ka pehmemaid on ja nii edasi. Indias, ma ei tea, kas tänapäeval enam, kuid vanasti raviti hullumeelsust kose all. Jah, pandi inimene sinna, ilmselt hoiti kinni, eks ole, ja lasti ta lihtsalt pähe voolata. Nii et ilmselt, kui sa nagu lõdvestud kose all, sest see on väga raske lõdvestuda, sest hoiad kinni ennast, et see vesi minema ei vii, eks ole, ja nii edasi, aga kui sa lõdvestud,
nagu täielikult lõdvestada, mis on joogalik tehnoloogia tegelikult. Ja oled seal all, siis võt see vesi enam ei mõju nagu veena, nagu midagi muud. Kõik see heli ja see vedel, kõik on olemas, aga sa tajud teistmoodi teda. Ja mul endal on juhtunud niimoodi, et kui ma seisan koose all kusagil, siis niimoodi stabiliseerid ära ennast, see tähendab, et sa ei tunne külma, see vesi on tavaliselt külm, eks ole, kui sealt koosest tuleb. Ja sa nagu ei kõigu seal, vaid niimoodi nagu paigal, see fookus on ka paigal, eks kõik on paigal. Hingamine on rahunenud maha, sest tavaliselt ikka hakkas lahmima, eks ole. Ja siis on tekkinud nägemusi, täiesti selged nägemused. See on nagu lülitud täiesti välja sellest koosal olemisest ja satud täiesti teise maailma. Ülidetailne, värviline kõik, vot see on müstiline. Ja tõenäoliselt on siin tegemist selle pealaega. Siin on Sahasrara tšakra, kuhu see vesi siis nagu pidevalt nagu tambib ja kuidagi nagu mõjutab siin meie maju või siis meie pealset osa. Niimoodi, et selline väga eriline kogemus võib tulla. Ja ma ei ütleks, et see oli ettekujutlus või oleks olnud väga realistlik selline. Piit lihtsalt ruulub lahti ja ongi siuke, mitte meie maailm. Nii et ettekujutlus, mina tean vahet, mis on ettekujutlemine, mis ei ole, eks ole. Nii et selles mõttes see on väga töötav ja väga põnev selline kogemus. Sa mainisid, et vanasti kasutati hullumeelsuse raviks, et mulle meenub, et hilisematel aegadel vist kasutati ka vastupidi, kus piinamismeetodina, kus pandi inimene ruumi kinni pimedasse ja lasti veetilkasid teatud intervalliga pähe kukkuda. Ja pidi olema väga raske taluda väidetavalt. Ma arvan küll, joogi kindlasti oleks võib-olla õnnelik sellise praktika üle. Võib-olla oleks, sest tema ei tee sellest suurt numbrit. Tal ei ole vastavaid mõtteid ja emotsioone, et ta pigem aitab seal keskenduda hoopis võib-olla. Aga ettevalmistamata inimesed võib see tõesti hullumeelsusena mõjuda küll. Meil Eestis on koskadega võrdlemisi kitsas, et mis need kohad, olgu siis veega seotud või mitte, on, kus sina näiteks lõgastumas käid või lõgastmas siin? Siin Eestis või? No näiteks või ongi ainult, et tuleb Indiasse minna selleks. Tead, ma ei olegi Eestis jõudnud kuhugi kosa alla, et eksperimenteerida spetsiaalselt sellega. Aga mujale vee äärde lähed sa hea meelega, on mingid lemmikkohad? Tead, väga ei ole selliseid, spetsiaalselt minek on siis, kui tuleb teistega kaasa minna, et on nagu sellist spetsiaalset vajadust ei ole kuhugi spetsiaalselt minna. Ma ei tea, kunagi võib-olla oli põnev ja huvitav käia kuskil, aga nüüd kuidagi maha rahunenud vist. Ei ole vaja seda pühadust kuskilt otsima minna, on lähedalt võtta ja või? Tead, kas just pühadust, aga inimesed ikka tahavad käia päevitamas ja suplemas ja nii edasi, et aga ma ei tea, võib-olla ma olen liiga hõivatud või Aga meil on Eestis neised veiga seotud pühakohti ju tegelikult ka, eks ole, seal Kuremäe kloostris on see allikas, kus käiakse vett võtmas. Minu kodu lähedal Taevaskos on Emalätte, kus väidetavalt on silmanägemist parandav vesi. Siin samas lähedal on ju Tuhala nõiakaev, millel väidetakse olevat mingid maagilised omadused. Jah, ma olen täitsa nõus. Ma usun, et need kohad, mida sa nimetasid, rohkem seotud võib-olla erinevate füüsikaliste parameetritega võib-olla. Ja ka inimese usuga sellesse. Ja usk, nagu ma enne mainisin siin, et sa lased sellel mõjuda, see on kõige olulisem asi. Ütleme, et see on usk siis. Aga ta nagu ei ole ka nagu usk, sest usk vaata selline mõtteline. See on pigem nagu ma lasen tal toimida. Ma tahan, et ta toimiks võt niimoodi. Mul on siin kanglase vett, ma vaatan, mõtlesin siin, et teeks läbi ja väikese sellise kangese vee kogemuse jagamise teie kõigiga siin. Et vaatame, kuidas see mõjub. Sest meil
meil oli, no me tegime satsange ehk noh, olime reisil ja siis võtsime inimesed kokku ja siis õhtul rääkisime nendest teemadest. Ja siis me ei saanud ühel päeval minna jõkke, aga see oli selline nagu eriline planetaarne seis. Ja siis inimesed tõid vett sealt kaasa. Ja siis sai seda vett seal rakendatud, kasutatud ja kõik said selle kogemuse, nagu nad oleksid vees käinud. Nii et võib-olla täna õnnestub seda korrata siin teiega, et saada ka see osa kätte. Ja. Ma arvan, nüüd on kõigil juba põnevust nii suur, et ma võib-olla rohkem ei segagi siis, et... Ei, mul ei ole probleemi, siis mõtlesin, et sa võid edasi küsida ja ma lihtsalt vaatan kella, et palju meil aega jääb, et lõpus teeme, et või kui me teeme nüüd ära, siis võib-olla keegi kirjutab siis. Jah, ja ega me ju ei pea ka siin 9 täis tiksuma, et... Ei pea, jah. Ma vaatan midagi, millega ma seda siin piustaksin võib-olla. Mul on nii nohune, et ma pean see vahepeal nuuskama niimoodi luristama siin. Meil on selline kuri kahtsus, et me saame äkki selle India Covid'i tead seal, selle tervegrupiga. Aha. Ja, aga noh, juba parenemine toimub, nii et ma usun, et see enam ei nakka. No. Jah, mõni küsib kohe, miks te vett ei kasutanud. Jah, no vahest tuleb lihtsalt ka läbi põdeda asju. Ja, tugevaks. Ja, aga teeme siis niimoodi, et ma siis piserdan seda vett. Tavaliselt võtaks seda vett siit sellest nõust, võtaks mangolehtedega. Jah. Ja siis läbi siis nende piustatakse siis niimoodi. Et mangolehti täna siin ei ela, ma ei näe kuskil. Ma pean seal käe peale lihtsalt võtma, et... Mis see protseduuri mõju siis on, igaüks peaks ise kogema? Tead, ma ei tahaks üldse seda mõju ette öelda. Jah. Kuid see liigub ka läbi kaamera, eks ole, läbi ekraani. Lihtsalt ole valmis kogemuseks. Mitte nii valmis, et krampis ootad. Vaid kui ma midagi viskan, ma teen niisuguse liigutuse, eks ole, jah. Et siis lihtsalt tunne, kuidas see vesi jõuab sinuni. Ja koge seda, mis sinuni jõudis, võta see nagu omaks, võta see sisse. Lase tal mõjuda. Ma teen loksu teed. Ma hakkan küsima. Valmis? Poolest küll. Jah. Kokkamana. Kuidagi vaikseks jäi või? Tundub
tundub, et ka teisel pool ekraani, sest küsimusi pole juurde tulnud, et ja ma arvan, et ega küsimused siin väga võib-olla olekski kohatud, et lõpetame ära tänaseks. ma arvan ka, et tõmbame sellega joone alla. Jah, lihtsalt nautige. Aitäh sulle. Aitäh.